tere õhtust kõik kodus ja laua taga ja lõpuks on relm tagasi ja seekord on relm tagasi natuke teistmoodi. Ehk siis kaua mõeldud, kaua planeeritud, kaua mitte juhtunud, natukene special vaheepisood, one shot, kui hästi läheb, kus siis meie mängijaskond ei mängi meile tuttavaid Pelbrikse, Kaleveid, Glenne, Tormuseid ja Amadeuse, vaid kõik tegi nüüd nii-öelda oma soodu, oma peaga, natukene omanäolised tegelased, mis siis täna õhtul leiavad kasutust. Varsti tuttume nendega. Nüüd tuttumegi. Tegelikult meil ei tutvu, vaid me sätime üles siis olukorra, kui muidu meie relmimängud toimuvad, nimetame selles reaalajas, või siis nende aja mõttes reaalajas, siis me läheme kuskil 10 aastat tagasi. Tahaks öelda pluss-miinus, aga siis sa eeldab ka miinus, aga käi. Mida pakki? 10 aastat tagasi. One shot toimub relmi maailmas, ehk siis universum sama, kõik sama. Tormus jaoks siis see teine relm loomulikult, aga jah, mitte sinu kodumaa, teiste jaoks kodumaa. Okei. Meil küll ei ole täna episoodil osal nii-öelda mingid numbrit, aga see on jah, osa 1 one shot ja seeriast ja nagu on kombeks saanud, siis Kristjan Lüüs ütle üks fun fact number 1 kohta. Kõik sellised one-off episoodid on tegelikult salamisi numbriga 69. Nice. Jah. See on teada-tuntud fakt. Jah, Enekeses oli see kirjas. Nõukogude. No ma annan episoodi 69 juures, sa saad seda sama fakti uuesti öelda. Jah. Et see on episood 1 või? Jah, siis me jõuame. See on siuke no-teatri süsteem. Tegelikult see on fun. Teeb päriselt. See on fun. See on tegelikult tarki stsenaariumite või stsenaariumiruum. Ei! Igast tähes, kui rohkem küsimusi ja mõtteid ja asju ei ole, siis võime väikselt algust teha. Teie viis siis individuaalselt 10 aastat tagasi või siis nüüd ühel päeval, mis ei erinenud teistest päevadest mitte millegi poolest, jõudis teieni üks kiri, ümbiku sees küll. Kiri, mille polnud ei adressaati ega mitte mingit infot, kes see võis saata. Aga seal peal oli väga ilmselgelt äratuntav pitsat, kus oli kõrgmagistraadi sümbol peal. Nelinurkne joon, mille sees on veel teine nelinurk, mis tundub, et käib seal pitsat sees ise ringi, natukene hõõgub. Te teate küll, mis see konkreetne sümbol on, mis organisatsioonile kuulub ja te samuti teate, et need, kes on üritanud võõrast kirja avada või siis need, kes on otsustanud omale talle saadud kirja mitte avada lõpuks. Küll meet on erinevad, aga saats on sama tihtilugu. Või midagi sellist. Weasley. See on hoopis teistsugune Potter, kui see oleks niimoodi läinud. Aga kes siis äärmise ettevaatlikkusega, kes siis julgelt või siis kes siis uudishimulikult te kõik avasid seal kirja ja leidsid sees kirja, kus siis tähed, sümbolid või mis iganes seal peal on kõik läbisegi segamini, midagi ütle teile, aga hetk hiljem hakkavad nad iseennast paika loksutama, sõitma ja te arvatavasti saate aru ka, et tegemist on nii-öelda väga teile suunatud kirjaga, ehk siis kes iganes võõras seal näeb, tema näeks seda algset pilti. Ja lõpuks moodustab järgneva sisu ning kirjas on kõrgmagistrat vajab teie abi. Maagia, mida te olete õppinud nüüd pikalt, ei kuulu teile, see pärineb Rakusa arhiividest. See, kuidas see on teieni jõudnud, on omate olukord, omade tagajärgedega. Kuid kõrgmagistraat on lahkelt nõus tasarveldama ning pakub vastu või palub vastu vaid üht väikest teenet. Ülesanne, mis vajab lahendamist, ootab teid Bronheimi külas. Saabuge 2 päeva pärast ning päiksetõusul ootab teid meie esindaja küla väljakul. All on vaid M. Ning keda teist tajas siis kohale hirm magistraadi ees või huvi näha, mis see probleem seekord on või midagi muud, siis lõpuks seadsid oma tee Bronheimi külla.
ning nüüd 2 päeva hiljem, mõned kümned, võib-olla pool tundi enne, kui esimene päikesevalgus nii-öelda silmapiiri tagant hakkab murduma, jõuab esimene teist kohale ja Trondheimi küla, nagu teate loomulikult, on umbes päevatee kaugusel Rakusast, mis on see pealinn, kus on see kogu kõrgmagistraatide see keskus. Ja kuigi pealinna lähedus ei paista väga suurt efekti Trondheimi randmas, see on niisugune lagunenud külakene, tundub võrdlemise maha jäetud, kuigi te teate, et seal käib elu. Pigem see, et konditsioon on kehva. Kivimajad, puitmajad, palkmajad, ei midagi erilist. Ja nüüd hommikul, kui esimene teist või varahommikul, kui esimene teist jõuab kohale, siis tundubki, et see on maha jäetud, kus keegi enam ammu ei ole elanud. Tänavad on igasugused liikumised tühjad ja ainsad liikujad või liikumised näete on sellised sinise ja kollase villaga lambad, mis siin-seal kas söövad muru või kuskilt akna all olevaid lillepennaid, aga sellised veidra välimusega loomad ei ole väga eriline või ootamatu vaatepilt, eriti arvestades, kui lähedal te olete kõrgmagistraadi sellele akadeemiale. Kes meist esimesena kohal jõuab? Kes ja kuidas transpordimeetod või saabumismeetod on teie teha? Olge wild. Väikakas nüüd. Keegi ei olge tulla. Okei, Kristjan, esimest rääkis. Sisse minna. Login. Oota, kas meil oli muidu mingi aeg, millal me pidime jõudma? 2 päeva pärast enne päiksetõusu. Enne päiksetõusu või? Päiksetõusul tegelikult, aga te olete jõudnud enne päiksetõusu. Pimedas praegu siis hämarus, ütleme niimoodi, ka pool tundi enne, kui see päike hakkaks päriselt paistma. Ehk siis, kumaan, ütleme nii. Selge. Ma siis jõuan renditud hobusega sinna külla. Lihtne. Elmo. Elmoga. Hobuse nimi. Panen sinna linna sõites, ma vaatan, kas üldse missugune, see tähendab sinna külla, missugune see on, kas seal on ka mingid sellised nagu fancymaid kohti, maju, ilmselt ei näe. Sul ei midagi silma, ei. Ilmes on väga suur pettumus ja lähen sinna keskväljaku juurde ja vaatan, kuhu saaks selle hobuse kinni panna. Seal keskel on küll veeta ja kuivanud puškaev, mis tundub olevat muidu kena, kui töötaks, ja ümberringi külaväljakul on siis väiksed siuksed, ütleme, pargipingid, kuhu külge saaks siduda. Ühelt neid sa isegi näed keegi, kes seal istub. Tunnus algselt nii-öelda väga statsionaarne tükk olevat, aga näed tuttavas rõivasuses sükest tavasinises kõrgmagistraadi nii-öelda rüüs. Istub üks tegelane, sa isegi näed kukla tagant selliseid hald- ja poolehaldjalikke kõrvapikkusi ja kõrval istub seal tal tooli peal ka siis suur pika nii-öelda tipu ja siis laia äärega võlurmüts ja ta söödab mingisuguseid tuvisid, mis paistavad olevat läbipaistvad. Läbipaistvaid tuvisid või? Jah. Peaaegu läbipaistvad, et ma ikkagi näed neid juba. Aha, selge, ma siis ratsutan tema juurde. Salut! Tulen hobuse pealt maha, panen selle sinna kinni. Ja kas on mingi suur pink või on... 2 inimese jagu, aga tal on müts nii-öelda kõrvalistuja koha peal, ütleme nii. Ja järgmine pink on kaugel? Võib mingi mõned meetrid rohkem nii-öelda, eks siis 8 tükki võib-olla kokku teevad täisringi kokku. Ma lähen kõrvalistuva pingi peale, istun sinna maha ja jään talle vaatama. Kes see on see koht, kuhu me teed üle? Yes. Tead, tulite kirja pärast, jah? No või. Vara tulite loomulikult, aga... Ja küll, siis ma lähen, võtan sealt hobuse juurest lähkri ja hakkan veini jooma. Ootan. Ootame, veidi ikka vara ei ole või?
vaatan teda väga hindava pilguga. Ja, teie teada. Terviseks. Aitäh! Kui rohkem vahepeal ei tee, jõuab järgmine saabuja kuidagi moodi kohale. Kes väldib pilku? Rauno väikest vältis pilku täis. Ära küsi. Jõuab järgmine. Linnumees. Mis ma siin ronitses oli? Jalgsi, kõndides, varvas kand kondimootoriga saabub minu tegelane. Mida ta näeb? Nii-öelda. Jah. Või mida kumbkidest näeb, ütleme niimoodi tegelikult? Sa näed seal äratuntavas sinises rüüs kõrgmagistraadi ja siis sa näed seal teise pingi peal ühte sellises üsna hästi liibuvas pruunist nahas nende korralike selline nagu vöödega ja siis selline nagu tumeda selline riding hood'i või selline nagu keebi, millel on selline, aga see on seal istuvad inimest, kes joob. Ilusast pokaalist? Ei, lähkrist. Lähkrist, okei. Ma nägin seda, okei. See on kujutusvõime mäng. Mina nägin seda pokaali, kus ta on nagu mingi vaitu. Ja, mida sina näed, on siis nii-öelda $1.75 m, umbes minu enda kasvu, võib-olla natuke lühemat kasvu inimest. Ma olen mees ka. Meessoost inimese rassi isikut, tal on, kõige lihtsam võib-olla kirjeldada siis Keanu Reeves näoga, selline õlgadeni mustad juuksed ja selline must habe ja siis tal on ümmargused prillid on peas. Ta seljas kannab, tal on ka siis selline nagu, mis ta cloak või robe või selline ürp. Ürbi nende hõlmade vahelt on näha sellise, sellised nagu vööd, nagu Rambol on need kuulid, eks ole, aga tal ei ole mitte kuulid, tal on lihtsalt sellised nagu utility bed, sellised väiksed kotikesed, kust hoiab see siis erinevaid aineid, mida ma vahepeal kasutada. Festivali parim sõber. Ja. Kott lahti. Ja, ning tal on õlakott, kus siis on näha, et on selline hoiab ühte raamatut. Ja see ürbi värvus on selline lilla ja võib-olla mingid on rohelised, ma ei tea, õmblused ja jooned on seal, et jah. On nagu, ma ei tea, reväär on roheline, aga see on nagu määrdunud. Ja. Kõnnib siis. Tervist. Ma olen siin kirjaasjus, kellega peab rääkima. Sa tundnud asjalik. Või tähendab sinna? Veinist nii täis juba. Tervist. Ma olen Nerd Maximus. Sain kirja teilt või siit. Paluti siia tulla. Te olete samuti vara, aga me veel ootame teisi. Veel ootatakse? Võtke istet, palun. Loodan, et on midagi head lugemist. Võib teie kõrval istuda? No jah. Nerd. Alexandre Duran. Vahepeal on veits nagu venelast. Tere, ma ei oska nähta, jah, shut the fuck up. Ei, see on väga hea. Ei, see on väga hea, see on mingi fantasy country. See on fantasy country, jah. Urbania. Jah. Sa said ka kirja, nagu ma aru saan? Jah. Ma eeldan, et ma näen väga hästi riietuvat võlurit. Ma ei löö külge, lihtsalt... Teil on väga hea silmamõõt, jah. Ja, ma ei näe külge! Kahju. Et vot, niimoodi, siis. Kaugelt te siis tulite? Kaugelt. Kodus. Ma olen terve päev päris hea tempoga kõndinud. Ma polnud üheski asulas, ma olin lihtsalt parasjagu ühte ülesannet täitnud. Kõndinud?
jah, kõndinud. Aeg-ajalt ma kasutan oma maagilisi võimeid, aga mitte kogu aeg. Niimoodi siis. Väga vaikne on siin linnas. Ja külas. Niimoodi siis. Oota, te olite Aleksander. Aleksandr. Durand. Trõõm. See on nagu see bänd. Türan. Trõõm. aga selles piinlikus vaikuses, kus sa täidad sisu ja teksti, lõpuks siitpoolt lauda, kumb iganes teist. Okei. Sa kavatsed mingisuguse nagu võistluseni. Keegi ei taha minna sinna. On lähenemas üks sükene vanemas eas härrasmees. Ka kandvarvas. Mingisugune jalutuskepp on tal käes. Vaikselt tuleb kerge süke, võib-olla longe on jalad sees. Aga võib-olla sükse reipa sammuga. Aga on näha, et ta on sükene elu teises pooles ka inimene. Tundub olevat peale vaadates. Peaaegu täiesti juba kiilaks jäänud, aga siin on väike sükene mungakas on meil sükene hall, kes on veel taga ja süke habe on ees. Ja rõivastus on ka sükene päevi näinud, et tundub, et ongi mingisugune rändur ja ammu pestud ei ole ühesõnaga sükene, et tolmune, rohekas ja beežikas riietus on süke. Kalevi sugulane. Ja võib-olla, ei tea. Ja igal juhal siis vaikselt teie poole seal niimoodi tuleb. Tal on ka mingisugune raamat on peos ja mingisugune märss on, kus on terve hunnik mingid ürikuid paistab natukene sealt välja ja midagi seal kolksub ka. Klaasist tundub, et mingisugused pruulid või asjad või ma ei tea. Aga siis vaikselt ta sealt niimoodi tuleb teie poole. Ja siis peatub siis selle nii-öelda kuldse tria juures, kes seal siis on. Kui lähedal sa pead? Ma tulen enam kas on nagu tunda lõhnast, et sa ei ole pesnud ennast? Nii lähedal me esialgu vist ei tule. Aga üldiselt tal on niisugune rõske higiais. Aga tuleb sinna juurde, vaatab. Tervist, poisid. Mul siin mingisugune, oskate mind äkki suunata kuskile kõrgmagistraadi juurde? Sa said kirja, kui ma ei eksi. Jaa, mul siin kuskil märsis hakkab sealt vaatama. Ei, seda ei ole vaja otsida. Sa tulid liiga vara. Õiges kohas. Võtke istet, me veel ootame teisi. Ma pigem seisan. Põlved jäävad juba kangeks muidu, poiss. Family, kui palju meid suleb? Loetavasti 10. Nüüd tuleb uks läheb lahti, kui Märt Abandi tuleb. Ja, mis, kui kaugelt tee siis? Minul oli, ma ei oska öelda, päevajagu selles suunas oli üks ülesanne pooleli. Sealt ma tulin. No selge. Aga muidu ma pole kohalik. Minu nimi muidu, Teodor. Teodor. Ja perekonna nimi Ant. Teodor. Et täiesti perses. Teodor Ant. Aga sõpradel on Oodor. Perse küll. Et neid mul muidugi väga palju ei ole, et ma olen siuke lõbus rännusell, et nad on kuskil kõik jäänud töö peale, teate. Aga võib-olla me siin saame sõpradeks, tead, mida sa tea. Minu nimi on Nörd. Mis? Nörd. Nörd, väga meeldib. Nörd de Maximus. Uhke nimi. Pole pesnud mitu päeva. Fuck you. Aleksander. Sõpradele Odor. Väga meeldib. Teate, ma ikka siis ka võib-olla istun. Ole lahke. Kohkan jalga, tead, siin võib-olla äkki läheb kohe. Ta võiks leiame selle koha, kus ta peab kellegi ust lahti hoidma, sa küüda Odor! Ja siis ta vaikselt läheb, kuna te istusite vist kõrvuti, siis ta võtab järgmise tooli, et istub sinna maha. Aga meil on ongi nagu toolid seal nagu. Pingid põhimõtteliselt, pari pingid.
kivipaberkäärid, 1, 2. Mine. 3. Kuulete siis juba natukene eemalt sellist õrna häält. Sleipnir, 8 jalga. Ja nurga tagant ilmub välja ka selline mantlis tegelane, halli värvi roub on tal seljas. Selline standard võlurimüts samamoodi peas, mille alt paistavad pruunid lokid. Tegu on kergelt roheka nahkse tegelasega, ehk siis kõik võiksid arvata, et süda on paha. Ja ilmselt orkide poole kalduva rassiga tegu on, ehk siis poolork. Ta istub paku peal, millel on väikesed jalad all, mis siblivad sinna keskväljaku poole. Ja ise istub seal niimoodi, üks jalg on paku peal, teine kuulub kergelt üle. Siis kui see pakk jõuab sinna väljaku keskele, siis need jalad justkui kaovad alt ära ja see pakk kukub sinna maha. Tegu on selles suhtes suhteliselt süke jõulise või pigem siis nagu tüsedama poolse meesterahvaga. Samamoodi see hall rüüda seljas on kulunud, kuid saapad tunduvad väga puhtad ja uued olevat. Selline jõulisem, tugevam tüüp tõuseb siis püsti. Ja, me saime kõik kirja. Te kõik saite kirja, jah? Ja. Me ootame veel lisanduvaid, me ootame kuni 10 indiviidi. Of course, peame. See on mingi munad ja õnnetus on. Väga... Jah. Tule istu, poiss, tule puhke jalga. Mul on enda pink. Ja siis istub seal selle paku peale edasi. Pakk rohkem ei liiguta. Kahju. Ja mida me ootame? Viimaseid liitujaid. Tervist. Vabandust. Minu nimi on Gustas Roland Lindebruun. Gustas. Kõik tead märkmeid. Ja. Gustas Nörd de Maximus. Olen mina. Väga meeld. Aleksandr. Aleksander. Ma olen Theodor. Theodor. Mina olen Gustas. Gustas meeldib on... Roland Lindebruun. Tore. Kus need ülejäänud 6 siis on nüüd? Ma arvan, et meil õnnestub üksteise nimed hästi meelde jätta, sest iga kord me saame need üle käia. Ma oleks võinud vaadata eekuta, et me teeme võib-olla sellise tutvumishetk, kui te olid kohal olete, aga... Vabandust, ma ei kuulnud. Ja teie nimi? Ma ei tea, võtke mind kui lihtsalt esindajat magistraadi poole pealt. Väga huvitav nimi teil, esindaja. Esindaja. Oma peale öeldes ma ei ole... Daja on nagu pigem perekonnanimi või... Daja. Kuidas soovid? Esindaja. Mis puudutab nendesse nimeringilise algusesse, ma olen käinud sündmustel, kus seda tehakse ja mulle ei meeldi need. Mulle ka mitte. Ja. Aga paar sellist jäämurdjat oleks võib-olla vaja teha. Ma võin midagi välja mõelda, aga jah. Mõtle vaikselt. Tundub, et ta pole meiega rahul. Mida viimane? Kui kaugel see magistraat on sealt? Sa mõtled sealt? Ma saan see on seal lähedal. Linn ise nii-öelda, Rakuusa, see on päevatee umbes. Päevatee, okei. Teist, ütleme niimoodi 10-15 meetri kaugusel. Järsku te kuulete niisugust natukene niisugust teistsugust nagu veidrat häält. Ja siis, kui te vaatate sinna poole, see muidugi enda teha,
siis seal on nagu näha niimoodi, et justkui nagu õhk, mida te vaatate, justkui nagu hakkab võbelema ja justkui hakkab kuidagi tõmbuma mingisse ühte kohta keskele kokku ja sinna tekib väikene selline kera, mis pigem nagu peegeldab ümberkaudset valgust ja siis järsku lihtsalt ja siis selle koha peal seisab sellises mustas riietuses. Püksid näiteks on sellised kerged nagu lohvakamapoolsed. Seal on mustad saapad, üleni mustas põhimõtteliselt. Ja siis kerged lohvakas topp on tal peal. Varukad on tal küünannukkidest natukene edasi, aga on hästi liibuvad. Ja siis nagu selle koha peal on nagu materjali nagu rohkem ripub ja tema õlgade peal on sellised sakid, mis seisavad püsti. Ja siit üle läheb selline nagu sallimoodi asi, mis on sellist tumelillat värvi ja siis mingid valgega on mingisugused nagu, justkui mingi ruunid või asjad oleks nagu kirjutatud peale. Hästi kerge habe on, valge või hõbehall. Juuksed on ka seda sama värvi, soengu poolest, ma ei tea, Think Rauno, ma arvan, umbes selline soeng. Lahe. Ja koheselt vaatab teie poole ja te näete, et ta silmad on valged. Ja hoiab käes sellist saua, mis on põhimõtteliselt justkui nagu oleks keegi võtnud vitsad ja keeranud need hästi tihedalt kokku, aga ta on täiesti sirge. Ja otsas on lihtsalt natukene läheb jämedamaks. Mitte midagi seal ei ole, lihtsalt natukene läheb jämedamaks ühest otsast. Ja siis ta seisab seal, selge on sirge, vaatab teie poole, siis ja kas ta tunneb seda esindajat ka või? Ei. Ja kui sa vaatad nii-öelda korra magistrali tüübi poole, hetk pärast seda, kui sa teksid, tema lappab seal mingites märkmetes, hetkel hakkab seal lappama paaniliselt kontrollima midagi, otsima midagi, ehk siis tema hetkel ei märka sinu rohkem sind seal olemas. Okei. Selge. Siis ma hakkan vaikselt teie poole tulema. Mina panen enda selle veinilähkri enda hobuse juurde. Ja kui sa jõuad meie juurde, siis ma olen Aleksandr. Ma istun nende vahel niimoodi praegu. Ja ma ei istu praegu. Ma istun. Kõnnin mööda, vaatan korra ja siis keeran pilgu selle magistratuuri inimese poole ja ütlen järgi lihtsalt David. Ja kõnnin edasi. Kas me ka kuulsime, ma olen väljaku keskel näiteks. Kui vaikselt sa ütlesid? Kui sama vaikselt sa tõesti mõtleks mitte? Ei kuule, siis ilmselt ei kuule. Sest ma ikka ütlen nagu lihtsalt moka otsad David. Ja kõnnin siis teie juurde. Peamine siht on ikkagi magistratuuri esindaja suunas minna. Tervist. Te olete nüüd kes? Te olete nüüd? David Sardonik. Mitte Artur, okei. Siuke. Okei, ju siis, okei. Saite kirja, eks ole? Imekombel küll, jah. Okei, palun istuge teistega, Okei. Lähen seisan ta kõrvale, ei istu, lihtsalt võtan saua enda ette ja kergelt toetan selle peale. Ja siis vaatan teisi. Tervist. Kustas? David. Njörd. Roland Lindebrun. On tema nimi lõpuni. Ma olen Njörd de Maximus. Selge. Tervist. Endiselt David Sardonik. Väga uhkelt olid niimoodi sisenesid siia. See meest oli palgi otsas. Ma tulin üldse jala. Palgi otsas mööda jõge või? Ei, selle palgi otsas. Sellel pakul on väiksed jalad, siis ta nagu ämbliku otsas nagu tuli. Selge, saan aru. Hea mõte. Samal ajal te teate ka, et vaikselt hakkab valgemaks minema ja sina piiril ongi siuke päike. Esimesed nii-öelda pikslid hakkad sealt paistma.
ja sel hetkel, kui nii-öelda korra seda märkate, see on mäng. see on simulatsioon. sel hetkel, kui ta nii-öelda märkate ka valgust nii-öelda sealt poolt paistmast päiksematest, siis justkui mingisugune kuppel ümberringi lüüakse teie kohal, mis tundub üle kogu küla minevat. Mitte mingisugune tahke mingi kuppel, vaid korraks justkui nagu õhk väreleb kuplisel vormil. Ja magistraadi tüüp vaatab ümber ringi, mitte kord teie poole otselt. 5. Okei, 5. Mitte päris nii palju, kui tahtsin, aga nii, tervist, aitäh, et tulite. Hea meel, et te kõik võtsite kutse vastu. Ma lootsin, et meid on rohkem, aga ma loodan teie... Palju sa lootsid, et meid on? Samal ajal ma sügan oma kukalt sükse puukepiga väike oksakena. 10 saatsin kokku kirja ja tundub, et vaid 5 jõudis kohale. Nagu valikus oli ka mitte tulla? Noh, oleks ma teadnud. Valik on loomulikult teie, aga ma arvan, ütleksin, et te tegite õige valiku. Ega magistrat väga nii-öelda positiivselt ei vaata, kui niimoodi kutset vastu ei võeta. Et te tegite õigesti. David naerab oma ette. Niimoodi. Selle peale. Miskit naljakat? Jaa, teie. Väga hea. Hoiame emotsioonid positiivsed. Õige. Nii, te olete kõik see kokku toodud, tulnud, välja valitud, tahaks öelda. Välja valitud, te küll ei ole keegi teist kõrgmagistraadi ridades, aga te olete kõik omal moel või mingil moel, ma saan aru, omandanud maagilise teadmise või nii-öelda hariduse. Et see on väga hea, sest meil on siin nüüd olukord, mis oleks vaja lahendada võimalikult vaikselt, võimalikult efektiivselt ja ilma raiskamata siis kõrgmagistraadi ressursse. Sest need on väärtuslikud. Mulle tundub, et see on koht, kus ka lahendada olukord nii, et kõrgmagistrat ei määriks oma käsi. Ütlen ma, mõtlesin kõvasti seda. No see mõttes te võite nii seda mõelda või nii võtta. Ma ei ole siin, et asju kinnitada või ümber lükata. Teil on õigus kõik arvata. Minu arvates see on väga hea võimalus jälle proovida midagi uut, mida pole varem näinud. Ma olen täiesti põnevil natukene, mis tulema hakkab. Väga hea, just võtame, te olite nüüd... Theodor. Aha. Pool märget lahti. Okei, jah. Mulle tundub! Jah. Mul oli sama mõte täpselt. Nii? Mida? Mis teile tundub? Nii, igast tähes. Nagu siis kirjas teile vist ka mainiti, ma saan aru, teile öeldi, et kõrgmagistrat siis nõus nii-öelda tasarveldama selle võlgnevuse, mis teil on siis magistraadi enda ees. Väga hea, vastu väited ei ole. Ma paneks kirja, et kõik, kes meile kohal on. David, saan aru, Theodor oli kohal. Jah. Kroll. Ma tõusen püsti, tulen sinu juurde, vaatan seda kirjapilti sealt. Jah. Aha, okei. Sina, Njörd. Just. Mina. Jaa, vaata palju dokumenti veel. Tee Maximus. Ahah, jah, just, okei, väga. Ja... Alexander.
okei. Keegi teist Artur ei ole? Ei ole. Aleksander, okei. Sobib. Nii, meil on tahaks öelda, et kompetentne kollektiiv koos, et ei no, aga kes Artur on, äkki peaks ära ootama, kui sa siin teda nagu kõige rohkem ootad? no, tundub, et Artur meiega ei liitu. Keegi enam ei liitu meiega. Aga kus sa tead, et ei liitu? Äkki siin ümber nurga, äkki kukkus, komistas? Kui sa tähele panid, siis meie pea kohal sähvatas üks kupli moodi asi. Me oleme siin kinni, ma julgen oletada. Kas ma eksin? Kus juures? Jah, see pigem ei ole teie jääd siin kinni, vaid pigem see on nüüd olukorra kontrolli all hoidmiseks on olukord kinni. Teie olete võib-olla osa olukorrast praegu. Ja mis see olukord võiks siis olla? Ei midagi tegelikult äärmiselt keerulist. Üks kõrgmagistraadi noormeistritest, siis oma meistritöö raames andekas akadeemik on oma meistritöö raames siis keskendus olevuste, ütleme nüüd loomisel. Varasemalt väga edukalt hakkama saanud, kuid üks viimaseid loominguid võib-olla ei olnud nii kontrollitav, nagu võiks loota. Ja siin me olemegi, siin te oletegi, et ta nüüd kinni püüda või siis pigem kinni püüda ja tagasi tuua. Ole, kes see meistrihakatis või see looming? Nii, mis? Et nagu kinni püüda, kumb siis? Looming. Feminegi, kas ma näen välja, nagu ma hakkaks mingisuguseid olemusi kinni püüdma? Jah. Well played. See olete milleski väga valesti aru saanud. Ja see on tegelikult väga hea point, et mina õppisin ka maagia puhtalt selleks, et ennast nagu kaitsta, mitte selleks, et minna nüüd ise siin mingisugust vingerbussi mängima kellegagi teed. Ja ei, selle mõttes keegi vingerbussi mängima hakkama, pigem on see, et võib-olla kaitsetegi ennast. Rääkides need asjades, mis tegelikult tähtsad on, siis mille ta välja kutsus? Mul nüüd täpsed andmeid loomulikult ei ole, aga miskisugune duaalsus, miskisugune kahe maailma ristan, ütleme niimoodi. Nagu portaali või? Portaali võib-olla konkreetselt mitte, aga see olevus võib-olla võiks olla midagi, mis tuleks läbi portaali. Ma olen praegu terve aja püüdnud hinnata seda kuplit, et tuvastada, kas ma mis maagias on ja mis selle omadused on, et kas ma pean tegema detect magic või lihtsalt intelligence? Anname arcana check. Kõik, kes soovivad sama asja neil teha, võivad kanda. Ja mõte. Ei ole vaja, unustame ära. 19. 21. Ma eeldan, et see on nät 20, on või? Või see arv sellest? No pluss tuleb ikka, aga Jah. Mõtta vaatan, siis pole 1. Jah, 20. Arcana check. Ja kuna mul on veidas kohast lahti, millal ta on? Skills. Plus 6, 26. Okei. Ma pole. Selge. Siis see on nii aru juba. Ma tean. Siis teie kolm saate aru, et tegemist on nii-öelda vacation, ehk siis põhimõtteliselt võite ette kujutada, et see on nii-öelda tiny hut'i laadse loitsu, lihtsalt massiivne versioon, mis küll töötab mõlemat pidi blokeerivana. Okei, et välja ka ei saa? Välja ei saa, ega sisse ei saa. Okei. Actually called it. See on nagu seal Hogwartsis oli, vaata. Või Springfieldis. Jaa, Springfieldis oli sama asi. Või nagu Gothikus. Jaa, see ka. Kes sihukest asja mängib või? Või Atlantises. Klubis või? Jäta kommentaar, kus on veel sihukene asi olnud? Kas sinuga on kõik hästi või me korraks nagu... See kõik on... Vend näeb metamaailma mingi. Jäta kommentaar. Kas meil on võimalik saada Kas sa eid belief? mingisuguseid märkmeid või Sul on järgmise selle loomingu kohta Streamer. või
kuna te ei ole nüüd ametlikult magistrali ridades, siis meil ei ole õigust või võimalust teile nii-öelda akadeemia informatsiooni välja anda, aga ma pigem soovitaks teil suhelda kohalikega. Kui keegi rohkem kui meie tahaks, et see siit lahkuks, siis kindlasti see on kohalik seltskond. Nagu ma aru saan, Nii. siis ainuke asi... jah, ma sain aru tegelikult küll, me ei hakka täpsustama. Aha. Magistraat käitub nii, nagu ta kuuldavasti käitub kogu aeg. Kuidas palun? Et kõik läheb... Et magistraat käitub niimoodi, nagu ta tavaliselt käitub. Et kõik kui läheb keegi tahab midagi teada saada või midagi sellist, siis te istute munnid peos. Jah. Te kutsusite meid appi, aga te ei anna meile abimaterjale, et aidata teid. Kellel on hea suhtlusoskus? Ja ei, no tegelikult on... Maailman vahvim. Tegelikult on see selles mõttes natuke morjendav küll, et nagu kutsute meid siia kohale, otse kirjas ka ei ole, vaata, et mis siin nagu juhtuma hakkab ja siis nüüd ma saan aru, et nüüd me oleme siis kinni siin sellega, mis iganes siis kuskilt siis, ma ei tea, teisest dimensioonist, et kohale on tulnud, et oleks võinud nagu ette hoiatada või küsida vähemalt, et kas me tahame siin kinni nüüd olla selle asjaga või... Ma lähen võtan uuesti selle lähkri. Ma võib-olla lonksu äkki. Ja muideks, see kutse ka. Nii. Palun lõpeta oma mõte. Meid huvitab, mida sa tahad öelda. Seal on magus punane vein. Mis mõte? Meil arvan, et me vajame meeskonnatreeningu harjutusi. Just. Kus tutorial on? See on siin. Ma arvan, et teil on meeskond nii-öelda vist parim, mis teil võimalik praegu ja töötate koos või eraldi, pole minu asi. Aga teie annate ka see? Ma hoian sina peal kindlasti asjadel, jah. Kõrgmagistraat oma täiesiliiguses. Ma olin temaga samas meeskonnas, ma vaatan ka teid pealt. Ma kardan, et selle meeskonna liikmete arv on 1. Kohal täis. 1+1. Definitsiooni järgi see pole meeskond, see on lihtsalt soolo. Ja ma tegema, mis definitsioon meeskonnal on, nii et... Väga hea, sa teed juba seda. Väga hea, sa juba teed seda. Actually... Vabandust, kas te ise... Ma ei plaaninud seda teha! Ise ka tunnete seda noorhärrat, kelle loomingut me siis nüüd püüdma läheme või? Jaa, võib-olla, et mul on anda au teda paar korda pole tõesti kohata. Mis siis sükestega nüüd tehakse? Visatakse endiselt välja või? Ma tahaks insightida selle pointiga, et kas äkki ongi tema? Okei, insight. Kas see looja ongi see looming? Ei, looja ongi see sama vend. Tegelikult on mingi tüüp meile ise kirjad saatnud, vaata, et tulge lahenda appi. Jaa, ta ei saa öelda see. 10. Ei tule väga niisugust vibe, et Olgu, kus viimati oli, kus seda olendit viimati nähti või kellega miks me hakata siis rääkima, et seda pundart lahendama hakata? Kui ma õigesti aru sain, siis nüüd juba möödunud küla sepa juures nii-öelda oli mingisugune sissemurdmine, mis ei olnud ilmselgelt mitte käte tehtud. Eks olevuse poolt tehtud, ma viitan sellele, et tõenäoliselt. Ja. Lisaks, mis puudutab teie motivatsiooni, juhul kui see vajab motiveerimist, siis võib-olla me tõesti mõnikord istume peos ja võib-olla me tõesti ei ole alati olukorra keskel. See ei tähenda, et me ei hoia silma peal või me ei paku igasugust abi, mis me saame. Alati. Kui te olete edukad oma abis, siis magistraat kompenseerib teie vaeva. Kui kellelgi on soovi magistraadi ridades astuda, siis see ei ole väistatud. Ja ma olen teadlik, et paljud teist on üsna ammu möödas sellest akadeemias liitumise east, aga pole kunagi liiga hilja, et õppida.
ja kui ei taha sinna akadeemiasse magistraadi riidadesse? ma ei tea, 1000 kulda nägu, ma ei tea. 1000 kulda kõlab väga sobib päris hästi, jah. Kui suur Võib meelde. on see olevus, keda me jahtima hakkame? Vau, okei, see lõppes ka. Ma ei kujuta, et ma ei mingi paar meetrit vingerdab ringi. ja mingi uss siis põhimõtteliselt. No midagi siukest kombitsate asjadega, jah. Oi. Kombitsatega. Ei, mina olen rahul, kui on raha mängus, siis ma just tahtsingi küsida, et äkki kellelgi teil juhuteed pakkuda siin, et mul natukene juba kõllisev hakkab otsa saama, aga kui siin pakutakse, siis. No see on kiire meetod, kiire rahal, eks ole. No just täpselt, aga no lähme siis sepapoisi juurde ja mis me siin ikka istume, saame kiiresti õhtule ja. Jaa. Sul on neid ürikuid päris palju ja tõmbab mütsi seest, mis tundub, et palju nii-öelda askab võruli mütsus, kui tõmbab seest paar niisugust ürikut välja, ulatab sulle 5 rulli. Juhul, kui on abi vaja, need lükkavad natuke nii-öelda loitsu manamise edasi teie poolt määratud aja võrra. Ehk siis võite mõne tunni võrra hiljem automaatselt kuskilt tekitada mis iganes loitsu, kui te tunnete, et on vajalik. Ma ei tea, lõksud või mis iganes teete. Olge loovad. Võtan sealt ühte kätte ja siis kõigile siis üks äkki, mis meil siin ikka. Üksi neid kotti ei panna. Võtan ka. Okei, jah, igastahes kui on miskit, siis jah, ja hoidke siis pea selge ja püsige elus. Lähme siis sepa juurde. Kui kaugel see sepp on? Mõned majad sinna poole, viitab külavätsid nii-öelda eemale. Lähen ronin hobuse seal. Jesus Christ. Isest hobuse võite sinna kõrtsu juurde võtta. Ja kus see on? Natuke sinna poole, pana poole, näed seal platsi ääres põhimõtteliselt üks maja tagasi. See on kuskil samas suunas kui see? Natuke ikkagi erinev, et tema artasti viitas lõuna poole ja praegu siis ida poole. Mõtlen kaasa lihtsalt. Lähen sinna. Nii, aga liiguta siis kõik koos Shepa suunas. Shepa suunas ja tõepoolest, esiteks väga äratuntav nii-öelda sepikoja nii-öelda hoone. Ees on mingi lett, kus artasti käivad tööriistad, mis siis nii-öelda müüakse või näetakse. Ja alasi on kõrval kuigi väga roost alasi, et artasti see on pigem dekoratiivne kui funktsionaalne. Ja suur, mis võib-olla on nii-öelda kohatu ja pigem kallis, aga võib-olla seletatav suur klaasist aken, nagu vitriinaken nii-öelda hoone ees. Täitsa sisse löödud, murtud ja klaasikillud mõlemal pool ja on näha ka mingisugust väikest mingit oldust mõnes nii-öelda saki küljes seal tilkumises, kui veri või sinna kant, aga mitte punast värvi. Ja seespoolt on näha suht segamini löödud esimest korrus, mis paistab suke elutuba. Ja kas uks on kinni või? Uks ise on kinni kõrval. Ja. Ma teen selle sama pulgaga teen korra ja siis ukse peal kõlab 2 koputust. Mõtlesin, et olen viisakas. Ma lähen selle akna juurde, et vaadata seda ollust, mis on alles jäänud ja üritan, tahaks aru saada, mis see on, et kas see on mulle tuttav midagi. See on, kui seal on mingit ollust veel järgi, jah? Jaa, see on mingite peale nagu ma tahaks ka seda uurida, et kas ma annan talle toetan teda või siis jah, nature advantage'iga näiteks. Mis? Nature, jah. Nature advantage. Nature. Mis te olete? See on nüüd advantage'iga. Ta vaatab sulle koos. 30-20. Okei. Mis arv, mis see olla võiks? Uurid songid natuke seal. Kindlasti nuusutan ka seda näpu otsas ka. Ma nuusutan ka? Natuke nuusutas lõhnab nagu higi, aga
siis korraks tuul vaibub Theodori poole pealt ja siis see ei läinud palju paremaks. Justkui, see ei lõhna nagu mitte mingi veri, see ei lõhna nagu Theodor, see lihtsalt lõhnab väga veidral, väga nagu tugevalt siukselt nagu väga metalliliselt, mitte nagu õrnametalliliselt nagu veri, aga nagu just nagu nagu AC/DC. Ma võtan ka seesama koputus kõlas läbi Mage Handi, seesama Mage Hand võtaks ka hea meelega näpuga seda maast ja tuleks, sõidaks mu nina alla. Kõik nõustavad ja vaatavad. See ei ole kindlasti midagi naturaalset üle minu, see on, mis iganes oljus selle maha jättis, see ei ole siit maailmast pärit kuni võtta. Aga sul on alust arvata, et see on veri või vähemalt midagi sinna kanti. Ta on nagu, ta tundub orgaaniline või ta tundub nagu... Ta tundub orgaaniline, aga mitte ära tunta kuni võtta. Okay. Sul ei ole nagu millegi vastu peegeldada. Ja, et ei ole nagu mingi, ma ei tea, rauatükid, vaid ta on... Ei. Kui midagi, siis see tundub orgaaniline, aga... Ta ongi see tegelane. Kaua see sepp tuleb? Ma vaatan läbi selle suure purunud akna sinna tuppa sisse, kas ma näen kedagi ukse suunas liikumas? Kalle! Sa näed ainult ühte vasakut kätt, näed ühte treppi, mis läheb küll seina taga, aga läheb ülesse, aga all toas ei ole mitte ühtegi valgusallikat ja ainult segi pekstud elutuba, ümber lükatud mingid lauad ja köögis ka mingid potid-pannid laiali. Kedagi liikumas sai näha. Ma sisenen läbi akna sinna ruumi. Niimoodi lähebki sisse. Kedagi ei tulnud ja siin selgelt on siin mingi kaos. Okei, ronid sealt, hakkad sealt üle klaasikildude ja... Kui kõrge see on nagu? Mõne muljet on selline nagu kaasaegse maja, siuke terrassi... Ta on ikka mingi vundamendi kiht on ikka all olemas ka, et sealt pealt hakkab ehitama. Ma pean nagu ronima, ma ei saa lihtsalt astuda üle. Kui sa just natuke rohkem neid klaasilt ei lõhu, siis mõni koht nii-öelda on juba teravam, suke suurem ka, et võib-olla kõrgem koht sinu jaoks oleks sukes 80-90 senti võib-olla või sinna jõnti. Siis ta ikkagi nagu selline ööni. Just, jah. Okei. Et kas iganes see olevus ei ole, ta lendas siia sisse. Jah, ega ma saan nõus olla. Ta ei... Samas võib-olla ma ei tea, kõrgete pikkad jalgadega ja astus ja siis... Ei, no kui ta madu on, siis jalad, mis... Õige küll, jah. Aga samas kombitsad. Ei, jah, võib-olla ka. Libe selja. Kas mingid jälgi asju sinna akna juurde ei tule? Okei, investigation, palun. 20. Ja siiamaani nagu selle koputuse peale mingit liikumist selle sees ei ole? Ei ole näha vähemalt ega kuulda. Nii vähe kui kuulda. 21, ma pole siukseid steppe olnud enne näinud. Okei. Sina märkad vähemalt algul krotsid nii-öelda mööda maapinda kuskile mingid roomavaid või limadsed jälgi või muid asju. Ei paista nagu väga äratuntavat põranda nii-öelda või maapinna segamist olnud, aga sa märkad mingisugust sukest justkui nagu õli, mis mootorõli piltikut kõikides nii-öelda vikerkalavärvides, mingisugused nagu jooni mööda majaseina. Mitte konkreet roomas, vaid sukse nagu väga ebakorrapäraselt, kui plätsakad lihtsalt lähevad ja liiguvad kas siis aknani või aknast üks kahest. Ülevalt kuskilt katuse poole pealt ja siis kaovad katuse nii-öelda nurga taha. Lisaks, andke mulle kõik wisdom saving throw. Wisdom saving throw. Wisdom, yes. 4. 8. Dirty 20. 22. 22. Madalem oli 4, eks ole? Jah. Sul oli 8? Jah. Okei. Põhimõtteliselt sa hakkad kuulma enda peas mingisugust võõrast mõtet, võõrast häält, võõrast rääkimist ja see justkui nagu hääl tuleb igalt poolt ümberringi ja kaob põhimõtteliselt sama kiiresti see hääl.
ütleb sulle, mis iganes ta ütleb sulle, ja see on sinu teada puhtalt. Ei muud. Aga noh, keegi konkreetselt teie ülend ei täheldab midagi oleks nii-öelda juhtunud, kui nii võtta. Jah, igast näed jälgi ja... Vabandust, kas see maja oli kahekordne või? Jah, kahekordne. Kas see uks on lukus? No, võib äkki proovima. Proovimata ei tea, aga kui sa... Selles mõttes jah, et korra niimoodi muus heas, ma puhkan jalga natukene käega sinna. Käega vastu minnes ja võib-olla natukene logist juurde, siis tundub, et see on keeratav, et on, ukselink on nii-öelda lahti keeratav küll, aga ta kohe nagu lahti ei vajuks. Sa kuule mingi klõps ära, kui midagi saab. On sul abi vaja? Ei, ma korraks lihtsalt, et vererõhk teil võib olla niisugune, et ma natukene hakkasin kukkuma, tead. Kõik on hästi. Ma kõnnin selle ukse juurde ja noh, reaalselt nagu inimese kombel püüan avada seda ust. Avadust. Natuke rohkem vajab kinni usku, aga tunned, et mingi loks on olemas ja rohkem lükates, siis läheb sisse pool lahti ja vaatab mind väga samasugune nagu läbi akna, aga... No, see läbi akna sisse ei läinud? Ei, ma... Otsuste ümber. Ma mõtlesin, et nagu mingi first obstacle klaasikildudega aken ja pool suletud uks. Aga igastahes tundub jah, et siin on mingisugune justkui kähmlus olnud võib-olla, et aga midagi või kedagi ei paista, kui nii võtta. Ma ronin ka hobuse sellest maha ja lähen ka sisse. Sead hobusega, jah. Ätad hobuse niisama või seod? Ta käib nende... Ma seon. Mul on asjad seal, ma ei viitsin midagi aruta. Ühe korteri sees käib võtta otsutab maja juures teise juurde hobusega. Ei taha, muidu on natuke ebaviisakas küll võib-olla niimoodi sisse astuda, aga no kui sepa äri, siis äkki tead oodataksegi, et astu sisse, tule osta midagi, et noh. Ja teine asi, me oleme siin ju natuke nagu siuksed... Nagu me pigem tuttav. No nagu, ma mõtlesin nagu rohkem nagu konstaablit praegu, et me uurime siin neid asju, mis toimuvad ja... Halloo! Kas keegi on majas ka? Kuuled ülevalt mingisugust kolksatust korraks. Nii, jah. Ja siis põnts. Kiired jala nii-öelda sammud. Pealt avaneb kuskilt uks. Ja siis keegi välajate, kõigi lühikeste sammudega samast trepist liigub alla ja jõudes siis nii-öelda trepi täitsa alla mademini. Keegi väga unerõivastes süke väike päkkari mõõtu noorsand. Kalle. Ei. Sest see on Sepp. Kalle Sepp. Uudo hoopis. Aga ei ole. Aha, Uudo. Igastahes jõuab alla ja halloo, mis te siin teete? Küsimus on selles, mida sina tegid. Mida sa tegid selle sepaga? Ma magasin. Ei no ära hirmuta nüüd noorsandi niimoodi ära. Me tulime just vaatasime, et teil siin aken katki, et äkki teil natukene siin abi vaja. Meid saadeti uurima hiljutisi sündmuseid seoses selle aknaga ja selle olendiga, kes teil siin eeldan seda segadust tekitas. Mina siis olles endiselt väljas, aga teise pool akent vaatan sellest katkisest aknast sisse. Lihtsalt ütlen seda. Kõige lihtsam on öelda, kus on see... Tule toppa, ma ei kuule. Löön käega. Lasta. Ta ei tule. Kuule, kas ega sina ju siin see kohalik sepp ei ole ju? Ega? Mina ei ole sepp, ei. Aga kes sa oled? Et sa siin niimoodi keset tööd? Katkises majas! Teodor, sorry, Gustas Roland Linderbruun. Mina? Praegu on hommik on. Päike tõusis. Ma ei ajaks ärgake nii vara. Kes see sepp on? Isa sul? Ema? Ema ei ole sepp ja isa mul ei olegi. Kas me oleme sepikojas praegu? Ei, see mis teate, mis tundub olevat siuke nii-öelda
söögilaud kui niimoodi, söögituba kui niimoodi, aga sa silmad küll tahapoole maja nii-öelda teisele suunda. Töökoda. Me oleme idioodid. Sama maja, aga... Mida sa teed siin? Kus me sepapoisi leida võiksime üldse? Või sepatüdruku või me... Meil ei ole siin sepa. Ei no, aga sepakoda ju on ja... Mis selle aknaga juhtus? Ja kui on koda? Katke läks. Mis? Jesus Christ. Mis siis on? Lõpeta lause. Kuule. David tuleb ikkagi uksest sisse. Mis sa räägid? Mis sa koda? David tuleb uksest sisse. Otse. Tere. Vaatab otsa, küsib. Kas teil on kunagi külas olnud sepp? Ma ei tea, kunagi äkki on, aga ma ei tea. Vaatan teiste poole, ütlen, ta ei mäleta. Mis ma ei mäleta? Keegi on siin... No, mis su nimi üldse on? Villem. No, ma testin, kas tal on mingi loits peale pandud või mingi maagia peale pandud. Kas ma teen... Mis ta tahab? Näiteks siin Detectives Magicos näiteks. Okei, siis... Ja pane mulle Arcana check põhimõtteliselt, eks kastas spell ära. Ja... Detective Magico. Ma võtan välja oma võlukeppi, ütlen ja näitan selle poisi peale, ütlen Te prehendere magia. Mis asja? Sest oli hea. Natural one. Ei ole. On küll jah, natural one. Ja palju su Arcana pluss oleks? Pluss 7. 8 kokku, jah? Okei. Aga sellega vist ei ole... Ja, sa ainult kombat. Thank God. Ei noh, vahet ei ole selles mõttes. Ma ütleks nii, et see läheb veel midagi, aga sa tajud midagi, jah, tema puhul tal on mingi efekt peale nii-öelda justkui pandud või midagi mõjutab teda, aga sa ei suuda nii-öelda väga hästi aru saada, mis see konkreetselt on, mis loits või mis efekt. Kolleegid mingi loitsuga on seda noort mõistust mõjutatud. Mis asja? No ilmselgelt sellepärast, et ta ei mäleta, et ütleb, et siin ei ole seppa, kuigi me oleme sepikojas. Ei no selles mõttes igast haigusi on ka ju olemas, et ei pea kohe loits olema. Ei, ma lihtsalt tegin Ei no, väga õige mõte. Mis asja te? Lähme, mina hakkan minema... No, seal põrandal peaks ka see jälg maas olema. Ja, sa näed seda ka ja sina näed nüüd veel paremini seda nii-öelda oma mis maagilissensiga 10 minutit niikuinii. Seal on mingid jäljed mingitest nii-öelda ringi kõndivast justkui, aga mitte küll jalgadega, vaid mingit plöp. Ja need jäljed justkui näed ka, et lähevad köögi suunas, kus on näed ka väga palju nii-öelda mäsu ja niisugust laia laetud, põrandal laetud niisuguseid köögitarvikuid. Näete, siin on ju jäljed maas. Lähme mööda neid kohalikest, lihtsalt siin ei ole kasu. See on ju ilmselge! Ja hakkan mööda jälgi lihtsalt minema, jälitama neid. Ma lasen kõigil nagu end, ma ei tea, kes tahab must mööda kõndida, lasen. Küsida käest midagi. Nad lähevad. Villem, kuule, oskad sa mulle äkki öelda, no me siin kõik vaata oleme uued ja oskad sa öelda, mis selle linna koha nimi üldse on, kus me oleme siin praegu? Ma pean ütlesin, aga okei. Bronheim. See on mingi peapäevukkond või? Ei, ma lihtsalt olen kaugelt, ei pea siin kohe olema nüüd niimoodi kohe niisugune ründav. Selles mõttes. Mina on ründav. Ei noh, ma saan aru jah. Kui vana Villem? Priidike ja fucking vanamees. Tundub suke kuni 14, kuni 15. Aga mis see on? Dwarfid on oma nii-öelda muidugi küpsuskiirusega, ehk siis natuke aeglasemad kuni võtta. Ei no, ei pea kohe siuke ebaviisakas olema noor isand, et ega ma ei taha kuidagi halba teile. Lihtsalt küsisin küsimuse, aga noh. Villem, kas te saate rääkida, mis teil siin juhtus selle aknaga? Katkemist. Keegi tegevki katki. Aga sa ei kuulnud, ei näinud midagi? Ei.
aga kus sa olid sellel ajal? magasin. Väga kahtune nägu tuleb. Mägesid? jah. Kus sa mägesid? Ja sealt ei ole mitte midagi kuulda, jah? Ma vist ei pea insighti. Kas sa elad üksinda siin, William? see on nagu see, vaat. I don't have to. Aga kes see veel elab? Suur vend. Tahaks talle peksa. Kui mida? Tahaks talle kõigile peksa. Väga suur vend. Kus see suur vend on? Ma kutsun või? Kutsu palju see suur tugev vend, muidugi kutsu, jaa. Ei no pean eloogu natuke. Ta tuleb, mul tuleb suur vend, pole putsi, pringiga. Samal ajal, sa oled köögis, on ju? No ma lähen mööda jälgi, jah. Et ma olen seal ukse, et ma nagu, David hakkab mingi olukord tekkima söögitoas, tundub, et Lõige see kuradi kärbes laiaks lihtsalt, mis vahet selle. ähvardab oma suure vennaga meid. Kütab sulle. Aga kus see suur vend on? Palun kutsuda siia. Palun. Suurime ja me läks näha su suurt tugevat venda. Palun, kutsuda siia see suur vend. Palun. Ta magab. Tule viime, lähme vaatame, kus ta magab. Ta ei ole siin. Aga kus ta magab? Ta ei maga kodus ja ta on nii suur vend juba magab mujal, jah. Ta on teises kohas. Aga kus ta on? Mitte siin linnas. Ei ole, see on lind, jah. See väike sõitajuin. Siuke kapensus. Aga kui ta ei ole siin linnas, kus ta tuleb, siis mulle teeb või? William, sa oled näljan. See on näljan nibu. Jookseb et tepist tähesse karjedes. David, mis sa näed? Ma armastan seda korraks. Ma näen seda, et käime mööda neid jälgi, vaatame, kuhu ta läinud, võib-olla ta on endiselt veel majas. Ei tea. Ma tahan lihtsalt näha, kuhu need jäled lähevad. Kas on mingi olend, kas ma suudan nagu mingi anatoomiat välja mõelda, mis sellised jälgi võiks jätta? Et noh, see ei ole karu. Kuidas mängida tarka karakterit? Toomet välja mõelda. Kas ma suudan välja mõelda mingi? Ei mõtle nagu, ma tean, see pole karukäpad, eks ole, noh, see ei ole nagu humanoidi jalajäljed, et nagu see on mingi plöts, et kas mul on mingi reference point nagu tekib, mingi tunnetus midagi? 6 peenisega põder. 6 peenisega põder. Käid nende pealt, blam. Jetpackiga. Jobipäkk. Anna mulle survival, aga ma ütleks disadvantage'iga, kui sa just tule seda proficiency't. Mul on proficiency. Siis anna mulle tavaline. Okei. Mingi nimi võrdada. Megapäkk. 7 + 4, 11. Üks meist. Üks meist, jah. See on 11. Aeg on pein. Toll! Okei, jah. Ma ütleks niimoodi, et sul koheselt nii-öelda ette ei värgata, mis loom või mis olevus see olla võiks, aga selles mõttes, jah, see näeb välja nagu, ma ei tea, kombitsate peal kõndiv asi näiteks. Okay. Ehk siis, jah, see läheb nagu kokku sellega, aga sa oleks arvatavasti ise nagu tulnud selle peale ilma selle eelne kirjelduseta. Aga noh. Okay. Midagi, mis käib nii põranatel kui ka seintel ja võib-olla lagedel. Spider Pig. Ma olen kuulnud nendest ja lugenud nende kohta. Aga mina ikkagi, mind ei ole keegi peatanud, ma olen mööda neid Müttab edasi. Ma sirge joonega nagu Forrest Gump paneb lihtsalt. Sa ajad neid jälgi nii-öelda taga, mis siis sellest... Ma arvan, me oleme ka kaased, meie jah, nagu... Okei, siis ma ütleks nii, et kui ta nii-öelda, noh, te lähete küll lõpuks tema jälgides, aga tundub, et nad surusid ennast läbi mingi köögiukse, mis ukse piit on ka natuke nii-öelda paindunud, puidust piit küll, aga on paindunud, ehk siis keegi on jõuga pannud ukse liikuma suunas, kus ta poleks pidanud. Ja jäljed liiguvad tänavale mööda ühte mingi naabermaja seina, mööda teist seina, justkui nii-öelda kaarjas mõlemas suunas, kuniks ronjad mööda ühte nii-öelda, mis poitab kirikulaadne, madala torniga, kirikulaadne hoone ülesse ja justkui nii-öelda tornist ülesse ning seal üle, kus on nii-öelda kellatorn sinna ja eri poolt vaadates sa ei näe, et oleks sealt välja tulnud vähemalt konkreetse hetkel. Vähemalt mitte mingite jälgedega. Väga huvitav.
sa jäid sinna. Kuhu nad läksid? Sa ei ole ka seal või? Ma jäin ka sinna, kui see... Ja, ma jooksis nii-öelda. Kus teisid või? Ei, no läksid mööda seda lööga kuskile sinna, ma mõtlen, et võib-olla läheks vaataks, et kus see poisi ema siis on, kui ta seal nii-öelda ema karjus, et äkki saab natukene mingid... Aga me lähme su ema juurde, jah? Ei, ta peaks ülesse. Tema peaks ülesse karjus ema. Väga ja mõne pärast on kuulda. Kelleks sa räägid? Thump, raskelt jalaäänatud alla. Sa ju küll ei mõista võib-olla jalahääle keelt, aga see kõlab vihaselt. Ja alla kõnnib üks... Languages, feet. Alla kõnnib sellises maani ulatuvas punamummulises sellises öökleidis või öösärgis. Arvatavasti Dorfi naisterahvas, veel selline nagu 7 o'clock shade on veel nii-öelda ajamata ja äkki vunts on nii-öelda ka veel ees. Mis kurat siin toimub? Charm person. Mis see seivib on? Wisdom, jah. Oi, tervist, nii kena daam. Me tahtsime paar küsimust küsida teilt, võib, jah? Või kui me ei sega teid? Kuna ma oskan seda spelli, siis ma ilmselt sain aru, mida ta kästis. Okay. Imalikud sõbrad sulle ka. Oi. Mida? Vabandage, mis teie aknaga juhtus? Mis teie aknaga juhtus? Ei, mida Küll! Poiss lõuks aknara või? Sa kurat? Hiljem ütles, et tema magas ja ei kuule midagi. Oi, ma magan ja kuulen midagi. Kas teil, ma saan aru, et teil on vanem poeg ka, kes ei ela siin enam, jah? Ei? Ei, no, aga Villem rääkis mingi suurest vennast. On tal siis võib-olla mingi sõber või? Ma arvan, et Hillemil ei ole mingit suurt venda. Ta vandenud ereetik. Ei, Villemil on ühtegi venda. Nii et teie tahate öelda, et teie nad esimest korda siukest akent katki, jah? No jaa. Ja te ei kuulnud ka midagi? Järelikult mitte, ei. Selge, aitäh. Scrap everything, otsime üles suure venna. Kes te ei toetu üldsegi? Me tulime, vaatasime, teil on akel lahti, meil oli mure oli teie pärast. Te vaatasime nii kena maja, hästi hoitud. Aga kui te ei tea midagi, te ainult kahekesi elategi siin niimoodi ka? Jah, mina olen Villem. Ja Villemil isa ei ole teil mees, ei ole? Ei ole. Ei räägi pähe. No selge, aga... Mees majas, nii et võtad istat äkki või... Teate, ma parima hea meelega võtaks, aga ma korraks lähen jalutama. Aga võib-olla me veel näeme. Ja, vabandage, ma ei kuule teie nime. Margoka, see nagu sulle siidule mu huult. Aleksandr Margoka. Kuidas ma kirjutan seda? Kui ma peaksin seda kunagi kirjutama? M. Jah. A. Väga hea, rohkem pole vaja. Teokrand seal kõrval vaatab seda Aga jumalaga õhtuse äkki. Jah, oi, ma selle poissile saanud ka tere peale. Lähme teisele järele. No, lähme vaatame, kus on läheksid Tõfi mamma võtab mingi jalanu viskelt sealt põrandalt sissepääsu ukse eest ja hakkab üles trampima. Kui ta ära kaob kuskile nurga taha, siis ma üritan järgi hiilida. Talle või? Sellele või? Trepist ülesse. Anna mulle stealth. Okei. Ehk siis... see on... miks see nüüd? 15. Oota, aga kus sa lähed nüüd? Kõnnid järgi ja tema läheb trepist üles. Põhimõtteliselt üles jõudus näed ka, kuidas ta läheb teise nii-öelda ruumi, panemat kätt, uks avaneb, tuhvel käes. Villem, mis sa aknaga tegid?
ja seal hakkab lihtsalt kas ma kuulen mõlema häält? ja sa kuuled teise häält ka ja teine hääl esialgu kaitseb ennast ja õigustab ja ema ilmselt ei usu ja siis Uks jääb nagu lahti. alguses on hääl kuulda. Tahaks nagu hästi korra Varsti on vaikus. Kas ma näen mõlemat? sa näed mõlemat. Okei, siis ma olen alla väga. kas kui me hakkasime järele minema, me enam kujutame ette, kuhu need läksid või me enam lihtsalt nagu keset seda kolmest ja... Kui ta nüüd hakkate järgi liikuma neile, siis selles mõttes nende jälgede enam-vähem tuvastamine ei ole keerukas. Ja ma ütlen, palju aega on umbes möödas. See võib olla umbes see hetk ka, kui sa nii-öelda oma veerandi järeldus tegid, ülejäänud 3 jätsid teadmata. Ehk siis sa kuuled tuttavat, kriiskavat häält mõnede majade kaugustelt ma liigun sinna poole. Et hüppame tagasi teie 3 juurde. Ma teadsin. Nii. Loodame, et ei teada midagi olulist. Aga ja, tundub, et need jäljed lähevad sinna kirikusse. Siis läheme kirikusse. Tee siis ringi peale. Ma vaatan, kas ma näen juba neid. Korjate need 2 ka. Mina ennast enne kui Teodor. Omas tempos. Saite midagi tarka teada sealt sellelt poisilt ja... Tuleb välja, et see poisi ema Margoka, väga kena tam, tema ei tea ka mitte midagi. Mitte midagi arvas, et William on teinud, William ka ei tea mitte midagi. Nüüd kumbki ei märganud, et... Ei märgangi kuulnud, nagu oleks pauku peal käinud. Ja. Ukse piidad olid paindunud, ma ei tea. Tõepoolest, Veider. Küsin lihtsalt seda, et kuna mul tüübi elu mõte on põhimõtteliselt nagu lugeda erinevaid asju, siis kas ma võiks olla kuskil lugenud Illithid ja nende intellektivoverite kohta? Kindlasti, see on suht. Piisab palju, et tüübil võiks nagu formuleeruda mingisugune teooria. Ja, ma arvan, et see oleks väga suur hüpe praegu. Okay. Mina siin natukene mõtlesin kogu seda asja ja sääsin Njörd, sa siin said ilmselt aru ka, et mingi maagia nagu on, aga samas nagu mingi segane värk vist. Ja, ma ei suutnud tuvastada, mis koolkonnaga üllega tegu on. Meil vaata on olemas ju siuksed, ma ei tea, kas te olete kursis sellised tüübid nagu Illithidid või siuke mindflayerid rahvakeeli rohkem. Siuksed kombitsavennad, kellega on kaasas siis siuksed väiksed, kuidas on öelda, asendusajud põhimõtteliselt, et see on nagu otseselt olend, aga nagu nad saavad nagu üle võtta, vaata. Me vist kõik teame, et nende kohta on, jah? Mart, et võivad kuulnud küll, aga kas... Et selles mõttes, kui see on nagu minu praegune siuke teooria, kui see nagu on nüüd teema, siis see võib päris ohtlikuks siin kiskuda. Et ma ei tea. Asendusaju. Varuosad. Jah. Aga kui meie oleme nendest teadlikud, siis kas nad ei pruugi mitte olla... Minu mõte on selles, et me saime ju teada, et siin loodi midagi uut. Aga mindflayereid me juba oleme teadlikud, teame. No jaa, aga mindflayerid iseenesest on ju tulnud teisest dimensioonist või teisest maailmast või kuskilt nagu mujalt, mitte nagu meie siit sellest. Kas see oli ju mingisugune katsetus? Katsetus võib olla. No just täpselt. Sinnamaani, kuni meil pole paremat teooriat, siis me võime olla valmis. Lihtsalt, kui te näete kuskil, et väiksed ajud ringi sibavad, siis hoidke peast kinni ja vaadake, et kuskil ei hakka ronima teile. Fällendega ma ei ole küll huvitatud, et mingi kuradi aju tuleks mulle kuklelasse. Ja miks me üldse mingi mindflagiga hakkame kuradi modima siin?
Nähhui. Ei, no loodame, et ei hakkagi. Sellesse point ongi. Kui hakkame, siis on muidugi paasti, aga kui ütleks prantslane. Nahhui. Nähhui. Ma olen multikulti. Need on lihtsalt ülitäis olektit tahtlis. Igastahes jah, kui on mingi kombitsamees või kui see rada, mida mööda me siin kõnnime, see nagu ka viitab sinna poole, eks ole, mingisugune kombitsamees. Aga ole hea, sina oled tark, kaua elanud. Mida sa teed süüks aju vastu? Kuidas sa tapad? Ei no ega ma selles mõttes ma ei tea. Või sa oled sõbraks ka, kas ta on nagu ajuga inimene? Ma ei ole kohtanud see varem. Ma mingisuguseid joonistusi olen näinud, et et ongi nagu aju, ja siis on mingi käpad all ja siis sibab ringi siis ilmselt. Ja ta on kohe automaatselt vägivaldne ja tuleb kallale? Ma ei tea ju, selles mõttes see on mingisugune, kas ta kuulab käsku või tal on mingi oma instinkt või ta lihtsalt... Ma lihtsalt olen kunagi sattusin lugema. Lähme vaatame kirikusse või? Jaa. Nii. Teete mingi ringi nii-öelda maja ümber, et jõuda siis sinna kiriku sissepääsuni. Ja teie 4, andke mul üks wisdom saving throw. Aleksandr ei pea andma. See pean. Aleksandr ei pea andma. Lihtsalt ma ei saanud arvesse. Minuga läksin korraks. Aleksandr. Sass? Artur, noh. 15. Okei. 16. 10. 5. Okei. Sul jääb ka pähe mõte või mingi hääl, mis sijastab sulle mingisuguse... Tahaks Cheetoseri. Liigas tahaks. Poest läbi. Aga jõuate nii-öelda kirikukseni ja tundub, et on nii-öelda õrnalt tilvakil, et õrnalt lahti. Sisse astutav, aga mingit valgust või asjadest ei paistavad. Kes soovib võtta selle au ja siseneda esimesena? David lükkub uksel lahti. Ma astun selle hetkel mingi 5, 6, 7, nii palju samme tagasi, kui võimalik, kui ta niimoodi suurelt siseneb. Siis tahaks tagurpidi kõndima. Ja ma olen nagu mingi wow, what the hell nagu. Moonwalk! Ja. Lööd uksed lahti ja jõuad põhimõtteliselt vastu oma hinge lõppeni ja lihtsalt liigud tagasi ka ja seespoolt korra siuke kärgatus käib heli mõttes, mis kajab mõned hetked, paar küünalt, mis on seal taga mingi altari ääres, puuvad, aga jäävad veel põlema. No, nüüd kõik teavad, et me oleme kohal. Vaatan sealt teemalt niimoodi. Aga tundub, et hommikune sinusaegne teenistus pole alanud või toimunud. Pooleli. Abielu pooleli. Tühi aga korras, ütleme niimoodi. Ja hämar, kuigi akendest tuleb mingi väike mikroskoopne kogus valgust sisse. Plus nüüd sisse vajus ka. Sest kogu selle perioodi jooksul on valgemaks läinud kogu aeg, aga me nii-öelda alustasime hämarast. Jälgi on endiselt näha, eks? Siit ei ole. Siin ei ole. Siin on ühtegi jälge. Aga kas me nägime nagu seal eemalt vaadates nagu selle maja peale, et kus te jäljed sisenesid? Täitsa üles kellatorni oli teie parim nii-öelda pakkumine. Kellatorn. Keegi lennata ei mõista. Keeran ennast sealt ukse pealt tagasi, vaatan sinu poole. Trepid on ka olemas. Ma ei meeldi trepid. Ei ole sinu teema? No põlv on ka juba siuke nagu ta on, et kui vaja, siis on vaja, aga jätaks nagu noorte poiste teha selle rohkem. Võtan oma kepi ja hakkan liikuma trepide suunas. Okay. Aga ma liigun nagu ikkagi luurates rohkem. Okay. No sa eeldad väga, et see tüüpi on nii-öelda struktuur on, et altar ja mõlema pool, mis siin suks on, üks neist peaks trepini viima. Ja valid parem, vasak, parem. Ma olin parema. Valid parema, uks lahti. Selle, kus trepp on? Tundub, et on keertrepp, kivi, mingi, suke kivi keertrepp, seda altast ülesse ja hüppad sinna, vaatad ülesse, pimedus, ei midagi ei paista, kedagi ei kuule. Ma küsin sellist asja, et ma loen oma spelle, aga mul ei ole seda, mis on see mingi, saad teha mingi, mul ei ole kirjas seda spelli, et saad teha mingi täikseid neid efekte.
Prestidigitation. seda mul ei ole nagu kirjas. Prestidigitatsioon. Kui sul seda cantripina pole, siis sul pole. Okei, siis ma ei saa millegiga valgust tekitada. Sa tahad valgust või? Mul oleks hea, kui keegi ja sul on kontakti veerus nurgast. Kui sa saad, kui sul on see cantrip või mis iganes valitud, siis äkki saad mind liikuda ees. Ma võin sind aidata. Sama selle oksaga tõin korra. Ja siis tuleb 4 pallikest, mis kumavad õhku hollima. Ei, ma olen ikkagi siis esimesena. Need on ainult minu ümber, on ju? Ei, saad need liigutada mingi 20 feet'i korraga, aga see on see, just, need on jah, orbid, mis saad kaasa võtta endaga ja liigutada. Endaga kaasa, jah, aga... RGB orbid. No, jah, okei. Oma ette pomisen, et... Aga ma kõnnin tal selja taga, siis ma tõstan need orbid tema pea kohal. Kui ma kõnnin üles, siis ma oma ette pomisen. Njörd, mitte kunagi esimesena, mitte kunagi viimasena, alati keskel, aga pekki. Ta räägib põhimõtteliselt praegu, et... Ja ma nagu oma ette selline kordan mingit sükest vana õpetust, mis ma olen saanud. Ma tajun, et sa oled natukene nördinud. Ma olen veelikene njördinud küll. Vennal oli see mingi terve sessi alguses, tuli see salves. Siis juba laetud, vaata see, ta oli nagu mingi... Peal veenid olid juba põnnis. See trigger happy, vaata, nüüd tuli... On need üksed karakterid, keda nagu üle one-shot ei jaksa kuulata. Aga T2, kas te saate Geartrappi, T3, mis plaan? Mina teatoriga. Jah. Ei, ma ei trepi. Ma jään sinna keskele. Ma küsin su käest üle. Sa ei lähe. Kui on vaja minna, siis ma lähen, aga no praegu vist ei ole vaja. Nas poisid käivad ära, tulevad tagasi, aga need minna ei ole kuskil. Vaatame meie siin. Sest et mina tahan üles minna. Sa jääd üksi siia sellisel juhul. Ma olen ka siin ja ma ei tea. Sa oled siin. No sassiga jääme siia. Siis vaata, et sa ära ei sure. Ja siis lähen ikkagi üles. Pigem surete teie ära selle füüsilise pingutuse kätte. Aga David liigub ka samast uksest nii-öelda Geartrappi peale. Lisaks Sass ja Theodor. Teet. Oodor. Tuudor või? Oodor. Sõpradel Oodor. Okay. Odor. Siis Theodor ja Sass, te tajute mingisugust häält väljaspoolt ja korraks nagu ukse piidast nii-öelda vaatas välja poole. Te näete, et vaikselt hakkab küla ärkama ja mingid liikumid juba on tekkima hakanud ja kes seal tõstavad mis iganes aknaneid katteid üles ja kes sätivad mingid poelette ja üles vaikselt ja puhastavad mingisuguse maja esise põhimõtteliselt liivast lükkab tagasi tänava kivide peale. Mina panen kiriku uksed kinni. Okei, paned uksed kinni ja natuke pimedapoolne ja läheb mõtlemise vaikseks. Ja lähen istun kuskil. Ja istud ühtenest nii-öelda pinkeast puhtalt, istud sinna ja tundub kõle. Ja nagu istuma ja kuuletama, mis seal võiks. Kui kaugel me nagu oleme seal trepis? Ma ütleks, et see on väga kitsalt, aga üles ja me siis Davidi veel ei näe. Mart saab kuulma mingit samme altpoolt küll. Ta ei ürita nagu ülivaikne olla, sa oled kõnnis üles trepis lõpuks. Eks siis kuulete vähemalt ühte jalapaari nii-öelda liitumist teiega trepi kõnnakul. Aga ma tunnen ära, kellele see kirik pühendatud või ehitatud on. On seal mingeid, ma ei tea, mingeid konkreetseid sümboleid või asju, mingid sümbolismi, mis ma tunnen ära. Anna mul üks religioon, kui niimoodi. Palun üks religioon. 21. Religioon 500. Palun. Okei. Just see jumal. Nii palju, kui sa vähemalt tuletad, see ei ole mingi religioon, mida sa nii-öelda konkreetselt ära tunned, aga see on mingisugune talupoegade ja sükse nii-öelda põllumajandus või põllutegevus jumal või jumalalaadne. See isegi ei ole konkreetselt kindel, et kas see konkreetne eksisteerib, aga
Taara. No lihtsalt jah, et nemad, ma ei tea, siis lihtsalt usuvad millessegi ja siuksesse. Okay. Sest mingite puhul sa tead kindlalt, et nad eksisteerivad. Okay. See ei kahtu. Aga teie 2+1 nii-öelda siis liigute keelteppest ülesse ja vaikselt hakkab, ühest liikujas hakkab ju vaikselt valgust rohkem paistma ja T2 jõuad suht kohe nii-öelda siis kiriku tippu, torni tippu, mis on siis puitsuke pinnas nelinurkne, üleval on kell kõrgemal ja mingi mehhanism on seal küljes, aga võime ka nii-öelda käid seda, sakkuda seda kellapommi põhimõtteliselt. Ja näete küll neid, põrand väga läigib sellest nii-öelda, nimetada mootriõlikst põhimõtteliselt. Et noh, ma ei tea, mis see parem okay, aga kas siit on näha, et see läheb kuhugi edasi või noh? Investigation kanda äkki. Jah, okei. Samas ma uurin ka seda asja. Võid kas advantage'iga? Ma aitan teda. Okei. Võite muidugi. Sega vist. Sa segad. Pane juurde asju. 17. Go. Okei. Sa näed väga palju selliseid, ongi seda, väga palju seda vedelikku siin maas, aga samas hakkad nägema ka, mis tundub olevat veri, päris veri, punast värvi, tuttavlik nii-öelda veri. Mitte värske, mitte ülemäära värske, aga seal mingi nii-öelda loigud justkui kokku nii-öelda mingis kohas. Ma võtan põuest. Tuttav veri. Ma võtan põuest välja selle sama oksa. Lihtsalt, et see oks on nagu mingi nii suur. Okay. Ja seal on väike lehekega otsas. Võtan selle oksa, teen niimoodi sellega ja siis samamoodi mage hand läheb, võtab näpuga seda päris verd ja toob mul nina alla. Lõhnab nagu veri, mitte värske, aga veri. Väga huvitav. Sa astud üles ja näed, kuidas mingi maagiline hõljuv käsi verine nii-öelda nina aldal lihtsalt. Midagi tähtsat. Ma ei tea. Järelikult Aga mitte. Aga see tundub olevat päris veri. See on juba väikene edasiarendus. Mitte, et see teine ei oleks päris veri, ega see võib olla kellegi teise veri. Lihtsalt Ma vaatan, kas sa mingi jälgi, et kas ta on nagu püüdnud nagu mööda torni alla poole nagu liikuda. Ringe vaates sa näed ja riied ainult selle ühe jälgede jada, mis suundub nii-öelda välja ja sa võrdlemisi kindlad, see on see, mida te nägite ka väljast põhimõtteliselt, kas torni tulemas või torni minemas. Või tornist tulemas. Okay. Et nagu lihtsalt torni lähevad ainult ühed jäljed ja me ei tea, kas nad tulevad või lähevad. Ja rohkem seal midagi ei ole. Nagu mingit rada kuskile on viimas. Ei. Okay. Kui ma teaksin loomi ja ma natukene ka tean, siis ma võiksin arvata, et see ei ole rott. Et see on keegi kiskja, kes nüüd tuli toituma ja siis ühesõnaga lendas minema. Nüüd on meil 2 teooriat, mis konkureerivad väga tugevalt oma vahel. Ma siiski kaldun selle ajusööjate poole. Nagu kotkas või midagi sellist. Ta lendas siit ära. Ja kui heled tulevad siia, siis siit ta lendas minema. Aga see on ainult teooria. Jah. Tundub, et siit pole midagi rohkem võtta. Sass ja Theodor. Kuulad nii-öelda mingit diskussiooni seal ja üsna nagu kõrget häält, küll kaugelt, aga aru küll ei saa, mis see korgest räägitakse, aga midagi seal nii-öelda arutatakse. Fokuseerid sellele nii-öelda dialoogide või selle vestluse seal. Korraks ehmatate, kui keegi lükkab uksed lahti, kiriku uksed ja astub sisse.
tumepruuni põhimõtteliselt siuksed ürpi riietatud, väga lihtsasse rõivas riietatud noormees ja inimene ning kaelas on mingisugune amulet või mingi sümbol, mis on väga sarnane selle samaga, mis altari enda peal on ka mingisugune vikotilaadne nii-öelda sümbol. Astub sisse. Ja teie olete varajased. Nii. Ma ei teadnud, et kedagi on siin tulemas. Vabandust. Nii. Soovite rääkida? No esialgu võib-olla, kui teil on... rääkida võib alati muidugi. Aga äkki teil on pakkuda siin püha vett? Pudelikese, lihtsalt pelgalt pisikese väikse. Mis pärast, kui ma tahan küsida teema loomulikult? Vaadake, me siin oleme siuksed rändurid läbi minekul parasjagu ja teie on ka siukene, eks ole, ohtlik ja teate ise, kuidas on igasugustest küla või linna müüridest väljapool, et lihtsalt tänapäeval need ohud ei ole enam tead mingid tavalised hundid ja muud siuksed asjad, mis siin võivad krõpsti ja jalaluu puureks ammustada, on ju. Et tänapäeval on ju siukseid, igasuguseid tumedamaid asju ka ja siis me siin sõbraga mõtlesime, et võib-olla oleks hea kanda kaasas endaga ühte siukest. Ega teisugusel rikkal suursugusel kiriku isal, kui ma võin teid niimoodi öelda, ei ole ju ometigi kahju väikesest pudelikesest. Ma ei ole kirikuisa. Vabandust, kes te olete siis? Ma ainult ajensin abistamas ja aegalt lihtsalt... Aga te oletegi väga abivalmis, ma kohe nägin silmadest. Anna mul üks persuasion. Persuatatsioon. Mille kuradi? See on... Skills. 17. Why not? Ma ei tea, kas ma tohin nii-öelda jagada välja muidugi, aga... Oi, te ei jagagi. Kaugelt sellest me võtame pisikesed, te aitaksite. See on teene kogukonda. Ja, ma mõistan, et see nii peaks käima vist ja teekonnal nagu toetaks. Me kõik oleme omal teekonnal. Kellel hingeliselt, kellel mujalt, kellel teekond võib olla varsti lõppemas, kellel alles algamas. Just. Ma peaksin... Kas me saame kuidagi teid aidata? On sul väikest pudelit? Vot sellega on nagu ta on. Pudel leiab ikka, see ei ole mureks. Ma mõtlen, et kas me... ma vist ikka tohin, et... No miks te ei tohi? Aga ma tohin ikka. Mis pärast siis teil on, kui mitte abistamiseks? Just, ega nad ju riiulis lihtsalt vaatamiseks ju ei ole, et see on ikkagi väga pole midagi vaata. Saab ju alati siin juurde õnnistada, et vett ja mis... Ma teadsin kohe, et teie hulgas on väga, väga abivalmid inimesi. Ja, teil on silmist näha, et te olete abivalmid. Hea südamega inimene, ega auga on puhas. Tobroid ka vaata kolmeks selline võlu. Vabandage mind korra, ma lähen vaatan, mis meil siin seis on. Suur aitäh teile. Ja, okei. Ja võtab vasaku ukse ja kaob kuskile taharuumi. Mõneks ajaks on kuulda ka mingit klaaside kolinat mõne hetke pärast. Aga teie kolm. Äkki me siis jõuame alla või? Kui liigud alla. Kas me liigume alla? Mina liiguksin, midagi muud huvitavat ei ole. Seal on mingi väike haamrikene, millega ilmselt kummijaamel põhimõtteliselt midagi siis seda kella lüüa konkreetselt ja mingisugused toolid, väiksed taskuurisega on olemas ja mingi kruus, mis on ümber läinud. Aga tundub tühi alati on seest. Võivad siis, kui me läbi ukse siseneme sellesse põhiruumi, oleks, et need on tõesti väga head mõtted. Kustas,
seda midagi. Oot. kui me oleme peaaegu all, siis ma tekitan siukse lõvihääle laadse möirgi sealt tornist, kus me tuleme. Okei. Täielikku vaikust, küll klaasid nagu nii-öelda kolistamist ja asja segab ja murrab järsult tornist väga paljult kajav. Ei, mitte liiga selles suhtes, et... Aga ta on kõlakoda suures pildis siiski, et see torn ise. Ehk siis sealt nii-öelda paiskab välja ja ülesse lõvi laadse toote mõiret, millele hetk hiljem järgneb, mis kõlab nagu klaasiklirrin maas. See peavits, mis seal üleval on? Kas seal on leonidid? Kas see nagu ematab nagu... Ma arvan, et sa semi nägid seda tulemas, midagi tegemas küll, aga see on seda pauku sealt luuaarrasse olnud. Need oleme meie! Ei kutt. No see samal ajal, kui me sealt välja astume. Taskus on glitter. On igal pool nüüd. Mis juhtus? Pidite lõviga võitlema? Jaa, võidetud. Aga nahku ta mõrgab siis? Või see oli lõpu surmakööris? See oli surmakarje. Ja see... David, ma mõtlesin kohe, et sa saad sellega hakkama. See oli mina! Jah. Kas see tüüp tuleb veel? Mõne hetke pärast, kui vestlust on käinud, tuleb tagasi üks pudel värisevas käes ja teises käes on näha, et mingid väiksed haavad ja veel väiksed voolab, mingi rätik on peale pannud küll. Issa Kene, sul läks katki. Ma võtaksin su käest selle asja ära, et sa saad see paremini hoida oma kätte, panna pärs ära. Issa Kene, sa ehmatasid. Aitäh sulle väga. Järgmisel, et siin oli, jah. Teil tornis lõvi suri. Minu käest tunne. Hakkame ära minu. Ei ole tornis lõvi. No teil ei olegi enam tornis lõvi, no? Te olete aru saaja inimene. Kena päeva! Ja suurimad tänud. Kas teil tuleb kirikus mingisugune teenistus ka? Täna? Ei, see mõttes jah, iga päev tuleb lõuna ajal küll, jah. Selge, mitte. Enne kui me ära lähme, küsin kiiresti, kuidas viimased paar päeva möödunud on midagi eriskummalist juhtunud või on selline tavapärane Bronheimi küla elu? Ei saa väga öelda, et midagi erilist oleks juhtunud tõesti, et see nüüd, mis siin täna on juhtunud, on nagu ootamatu. Ja täna ärgates ilm on kaunis, ei ole väga pilvine ja päike paistab. Käib ka. Midagi nagu ilma kohta ei ole erilist midagi öelda. Ma kogun ilmateavet selle pärast, jah. Ahah, ei, ma ei saaks küll öelda midagi. Lihtsalt, hea põllu kündmis ilm vast. Jah, võt, tõepoolest, olen sellega täitsa päri. Aga lahkute? Jah, me juba seisame kiriku ees. Kiriku ees huvitav on see, et see suur magistraadi esindaja ütles, et need kohalikud kõige rohkem tahavad, et see looming siit kaoks, aga neil pole aimugi, mis siin toimub. Ma mõtlesin välja see, et ma ikka mõtlesin siin vahepeal oma teooria peale, siis nii tee seal lõvi käisite tapmas, et mis kunagi adresseeri seda lõvi asja. Mul on selline väikene viis, kuidas võib-olla kontrollida seda teooriat, et kas see nagu on tõsi või ei ole ühe loitsuga, siis sellepärast mul oli siis vaja seda asja ka.
et noh, et selleks me peaks muidugi tagasi minema ja võib-olla kätt suruma emaga või väikse Villemiga. Ma arvan, et... Oota. Aga sa tahad... ma pakun, et kui sul on mingi teooria, võime proovida selle ära. Pigem, jah. Sa vähemalt välistab ühe asja. No mul on selles mõttes, mul on niisugune loits, et ma saan... Et kui ma võtan ja nii-öelda, noh, see on nii-öelda hea ja kurja ees kaitse, et ma saan võtta, et kui ma võtan ja puudutan kedagi sinna, siis noh, kui tal ongi peas mingisugune jama, siis see peaks, et nagu... Ma arvan, me võime minna küll. Välja hüppama. Me ei ole väga kaua ära olnud. Ma arvan, et me meeldime talle ikka. Jaa, aga siis ongi see, et kui see peakski nagu tõsi olema, see midagi välja hüppab, siis te peate nagu valmis olema kohe täristama. Kus te välja hüppab? Mina olen valmis. Aju hüppab välja? Yes. No asendusaju, nagu ma ütlesin, eks ole, et... Nagu ma arvan, see aju on nagu selline parasiitlik olemas, kes tahab võtta teist ajus üle. Põhimõtteliselt küll, jah, et sul on nagu... Ja hüppab välja, mis ta teeb? Ammustab? Nagu siuke vaata see, et sa sööd endale mingi jama sisse, siis sul tuleb mingi uss välja kuskilt mingil hetkel. Ja. No, et see on umbes sama, aga see on lihtsalt nagu... Aju. Jah. See on lihtsalt teooria siukene. Ja. Vaatame, mis saab. No, te olete tugevad lõvitapjad. Absoluutselt, muidugi. Mul on väga safe teiega. Mis te arvate sellest paneks, kas me... Teeme ära! Aga siis... Proovime. Lähme käime uuesti. Mõeldud tehtud. Okei, liigud tagasi, jõudnud teed sepikotta läbi köögiukse või läbi esiukse? Ma selles mõttes oleks seekord viisakas, et koputaks sinna ukse peale. Esiukse peale. Seespoolt on kuulda ja kui ka nii-öelda piirut läbi akna on näha, kuidas äkki Villem seal nii-öelda tõstab toole paika ja asju ja koputades. Kõin lähemale, uksu lahti. Jah! Villem! Teie! Me tulime Marko... Kus Markoka on? Või kinni uksema? Markoka! Ole vait! Mis ta tahab? Mul on vaja su emaga rääkida. Kiire. Oota, kelle peale sa proovid seda loitsu? Vahel pane. Okay. nii, aga jookseb ülesse, kuuelt jookseb ülesse ja mõne hetke pärast on väga rutakad sammud, raskemad rutakad sammud tulevad alla kergematega nii-öelda järgedes ja sa kuuled, kuidas sammud peatuvad nüüd ukse taga. Ja nii kui ta ukse lahti teeb, ma panen oma puuoksa talle niimoodi pea peale niimoodi. Nii? Mida sa teed? Kus ta lollid naljad ja Markoka? Suurepärane. Ma vaatan teda väga pinkselt. Oota nüüd natukene, kuule. Oota nüüd. Ära pane Kustas tähele. Ema sünnitas püsti ta otsa olema. Ma tahtsin, et sa kohtuksid suurepärase inimesega. Palun, Theodor Markoka, Theodor. Ja ei, tegelikult on vaata see asi, et me võib-olla natukene, ennist olime natukene ebaviisakad võib-olla. Et lihtsalt tulime niimoodi teie tuppa majja sisse, eks ole, et tavaliselt kui ikka koputatakse ja keegi ukse peale ei tule, siis sa ei astu sisse. Me võib-olla olime natukene siuksed rutakad selles mõttes, et me tahtsime lihtsalt tulla, et öelda, et meil on väga kahju ja... Ei ole. Tulge sisse. Palun istet, võtke. No jah, või korraks. Võtke. Me võime korraks tulla sisse ja võib-olla parem tänavalt ära saada. Istet. Aeglaselt istun. Ma istun kohe. Laske ma siin ennast nüüd, ma panen korra käe märssi. Kus ma siin... Tegelikult seal lükkan vaikselt lahti selle holy wateri, ma ei tea, kastan oma sõrme sinna kuidagi veitsa sisse. Ma samal ajal olen see, et ma tegelikult tahan, tõusen püsti ja tahan positsioneerida ennast kuidagi niimoodi, et ma flängiksin seda ema
noh, et ma flängin ema. Davai, kõlab nagu reede. et nagu lihtsalt, et nagu tõmmata nagu laiali ennast sellest grupist. Sa räägid ainult õiged asju. Villem ma Tõmmata laiali. Pane see oma särgile. Igatahes ma tõmban sealt, räägid tema. ma panen korraks, ma teen oma käe sinna kokku, aga ma ei võta seda pudelit välja, ma tõmban sealt välja hoopiski samal ajal see Margo Okka on sinu lähedale nii-öelda väga nii-öelda ennast positsioneerinud ja kui sa istud seal nii-öelda, siis ta käis nii-öelda tooli küljes ja natuke sõrmega selge. Et vaata. Margo Okka, räägi. Jaa. Mis on see parfüüm, mis sul peal on? Aftershave. Issand, sa pead retsepti jagama, see on suurepärane, see on nii värske. Ja värskendav. Näha sinusugust kena naiste rahvast nii kenasti lõhnanud. Aga me teeme siin väikse pausi ja sööme, joome ja jookseme ringi, puhkame jalga, puhka sina ka ning pärast neid reklaame siis jätkame ja vaatame, kus asi läheb. Puhksupaus. Ma käin autos ära. Kalutan natuke kirjutada. Plaan 1, Toobal 1.